Pidulik sünnipäeva tähistamine Kiievis 11. sajandil ehitatud Püha Sofia peakiriku juures tähendas muu ülendava kõrval ka seda, et president Volodõmõr Zelenski tänas langenute lähedasi või autasustas Venemaa agressiooni vastu võitlejaid. Inimlikkus ka kõige raskematel hetkedel on Zelenskit alati saatnud. Ради бачити, прийміть. Дякую, пане президент. Можна за вас фотографувати? Та задоволено. Давайте. На телефон? Давай. Та нема телефону. Нема? Я потім. Все, давайте потім. А я зараз. Чи можна? Телефончик є? Зараз. Дякую за все. Дякую за службу. Pidupäeva kõnes rõhutas Zelenski korduvalt, et Ukraina ei alistu agressorile, aga vajab selleks kõikvõimalikku abi. Ми всі втомлені, але довго не скаржимось. Україна безумовно дуже хоче миру, але не готова просто взяти і здатись. Selle tõestuseks toimus juba eile Põhjala ja Balti riikide juhtide tippkohtumine Zelenskiga. Täna tunnistas Ukraina võitlust Euroopa kaitse nimel vaid kuu tagasi ametisse astunud Briti peaminister Andy Burnham. Tema esimene välisvisiit just nimelt Kiievisse annab sümboolse ninanipsu Kremlile, mis alles eelmisel nädalal hoiatas, et kui London jätkab Ukraina toetamist, siis saab saareriik tunda omal nahal toetuse hinda. Burnhami sõnaline vastuseis sai palju jõulisema jätku, sest nüüd saab Ukraina ise toota Scalp-tiibrakette, mille laskeulatus on 240 kilomeetrit. Raketi tugev pluss on see, et Venemaa õhukaitse ei suuda seda tabada. Tõsi, tiibrakett ei lenda kaugele, kuid selleks arendab Ukraina oma pikamaadroone ja rakette. Ühtlasi on tehnoloogia üleandmine ninanips ka Donald Trumpile, kes loobus Patriot tõrjerakettide info andmisest ukrainlastele kartusega, et äkki teevad nad neid liiga odavalt. Kremli arvates on aga London süüdi, et rahu ei tule. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процессу регулирования. Rahumeelset lahendust Kreml ei paku. Täna sai sadamalinnas Odessas 5 inimest vigastada, kui Vene raketitabamus süütas 2 kaubanduskeskust. Tšernihivis sai vigastada 18 inimest Venemaa 3 rünnakulaines, millest viimane oli droonidega elamurajooni. Вот еще один залетает на наш склад. Allahu akbar. Ukraina vastas rünnakuga internetikaubandus-ettevõtte Ozon ladudele Krasnodaris, Adõgees ja Stavropolis. Ozon on põhimõtteliselt uus Wildberries, mille ukrainlased on sihiks võtnud. Kreml lubas küll, et Ozoni kindlasti aidatakse selleks, et raskest olukorrast välja tulla. Wildberriese puhul lubaduse täitmist pole näha.